tere, mina olen Kristi Rahm ja tahan tutvustada teile sellist mängu nagu ropuzzle.com. See on just sobiv mäng enne programmeerimise juurde asumist, sest siin peab siis täpselt samamoodi nagu programmeerimisel andma arvutile väga täpsed käsud samm-sammult ja siis hakkab midagi toimuma ja saab siis ise ka kontrollida ja vajadusel parandada oma tegevust. Nii, siin on siis olemas selline robot või raketikene, mis peab korjama üles tähed. Ja kõigepealt siis tulebki siin selgitus juurde, kuidas seda kasutada. Seda tuleb siis läbi vaadata, enne kui saab siis tegema hakata. Esimese taseme puhul on siis vaja kasutada nooleklahve, nii et seda, mis siis näitab otseliikumist ja vasakule paremale pööramist. Nii, no kui ma nüüd seda pilti vaatan, siis tuleb mul kõigepealt liikuda 2 sammu edasi, siis pöörata ja liikuda jällegi otse 5 sammu, nii et ma saan tähekese kätte. Nii, ja kui olen valmis saanud, siis vajutan Go. Nii, ja näete, kohe on näha, mida ma siis tegin, õnnestus, järelikult sain ülesandega hakkama. Valin järgmise taseme. Nüüd ta seletab juba, et meil on vaja siin F2 ehk siis sellist nagu funktsiooni kasutada ja selleks, et ülesannet täita. Nii, mulle tundub, et kuna mul on vaja sellist otseliikumist kõige enam, siis ma panen F2 alla, panen 2 noolt. Nii, ja nüüd siis F1 ongi see, et ma liigun edasi, nüüd ma pööran. Nii, ja nüüd uuesti tuleb mul 2 korda siis F2 siin läbi teha, ehk siis 2 korda 2, no nii, vaatame, mis saab. Nii, ja õnnestuski. Nii, järgmise ülesande lahendusel on nüüd see, et siin on vaja korduvaid tegevusi, on vaja liikuda kogu aeg sammhaaval edasi. Nii et selline korduv tegevus ja siis ma valin siit selle F1 ja noole ja vaatame, kas seda õnnestub. Jah, õnnestub küll. Järgmise taseme puhul on vaja nüüd juba kasutada ka pööramist ja ka värve. Nii et kõigepealt otse liikumiseks valin jällegi selle noole. Nii, ja siis võtan siit värvi. Ahah, ta tahab, et ma enne juhendi läbi vaatan, sellepärast ei lasu mul kohe edasi minna. Nii, astun sammu edasi. Nüüd oluline on see, et kui on sinine värv, siis ma pean pöörama. Nii, pööran sinna poole. Ja see on jällegi korduv tegevus, siis ma valin siit selle F1 ja panen Go, vaatame, kas töötab. Nii, ja õnnestuski, korjas kõik kokku. Nii, nüüd selleks, et edasi mängida, on siis vaja endale kindlasti kasutaja teha. Et mina nüüd olen ennast kasutajaks teinud, et siis saab juba siit edasi ka minna. Ja siin on siis võimalik ka teistega võistelda ja teiste mõistatusi lahendada ise. Ja keda rohkem huvitab, siis YouTube'is on saada ka erinevaid videoid siis just selle kohta, kuidas edasi lahendama ja toimetama hakata. Ja näete, siin on siis ka erinevad sakid siis, kus saab siis ka vaadata, missuguse raskusastmega milliseid ülesanded siin on ja ka võimalik siis lisada teistele ülesannetele siin kommentaare. No, näiteks võtame siit ühe lahti, vaatame, mis siin siis on. Nii, ja selleks jah, et siis siia kommentaare või midagi jätta, siis tuleb ennast siis kasutajaks teha ja nii. Vaatame siin siis puzzles ka. Et siin on jah, neid mõistatusi ja lahendusi on üsna palju erinevaid. Nii, avanemine võtab muidugi aega. Ahah, no näete, siin on siis see mõistatus. Et siin on jah võimalik siis ise ka luua neid erinevaid mõistatusi teistele lahendamiseks. Nii, ja mõnusat katsetamist siis teile selle ropuzzle.com keskkonnas ja ongi juba valmisolek programmeerimise juurde minemiseks täiesti olemas.